Detsembris 1941. aastal, kui Nõukogude sõjaväelased tungisid Kadrioru paleesse, leidsid nad midagi, mida ei oleks pidanud kunagi olemas olema. Isiklikud päevikud, kirjad Moskvale, telegrammi mustandid, mida kunagi ei saadetud. Dokumendid, mis näitasid, kuidas üks mees püüdis päästa oma rahvast, kuid lõpetas nende hävitamise allkirjastamisega. Need paberid olid nii ohtlikud, et isegi inkavad ohvitserid ei teadnud nende olemasolust. Aga kohe pärast seda, kui Johannes Vares-Barbarus lahkus sellest maailmast, kadusid need jäljeta. Kes need võttis? Ja mis veel olulisem, mida need dokumendid täpselt varjasid? Millised read olid nii kohutavad, et need tuli hävitada isegi pärast autori surma? See on lugu mehest, kes uskus, et saab süsteemi üle mängida. Arst ja luuletaja, kelle salmid olid iga eestlase südames, kuid kelle allkiri muutis Eesti ajalugu igaveseks. Johannes Vares-Barbarus elas Kadrioru palees, kus kunagi elasid tsaarid, kuid tema võim oli illusioon. Iga tema otsus tuli Moskvast. Iga tema sõna kontrolliti. Iga tema samm jälgiti. Ta arvas, et saab kaitsta Eesti kultuuri, tehes koostööd uue võimuga, kuid lõpuks sai temast tööriist, millega see kultuur hävitati. Kuidas üks mees, keda austati kui rahva häält, muutus Stalini käepikenduseks? Mis juhtus selles palees öödel, kui ta jäi üksi oma mõtetega? Ja miks tema lähimad sõbrad väidavad, et viimased kuud enne surma ei olnud ta enam see sama mees, keda nad kunagi tundsid? Täna õhtul me räägime loo mehest, kes mõtles, et saab päästa oma rahva, tehes kompromisse, kuid kes lõpuks avastas, et kompromiss kurjusega on alati kaotus. 1939. aastal oli Johannes Vares-Barbarus üks tuntumaid nimesid Eestis. Tema luuletused ilmusid ajakirjades, tema meditsiiniline praktika oli hinnatud, tema sõpruskonnas olid kunstnikud, kirjanikud, intellektuaalid. Ta oli 53-aastane mees, kes oli näinud esimest maailmasõda, vabadussõda, iseseisvuse loomist. Ta uskus progressi, haridusesse, kultuurijõusse. Ta oli idealist, kes arvas, et maailma saab muuta sõnade ja mõistusega. Aga siis tuli 1940. aasta. Juunis marssisid Nõukogude väed Eestisse. Ametlikult oli see sõbralik abi, aga kõik teadsid, mis tegelikult toimus. Riik oli okupeeritud. Valitsus oli šokis. President Konstantin Päts ei teadnud, mida teha. Ja just sel hetkel tegi Moskva oma käigu, nad vajasid nägu, mida eestlased tunneksid ja usaleksid. Nad vajasid kedagi, kes ei oleks sõjaväelane ega parteiapparatšik, vaid kultuurimees, intellektuaal, keegi, kes võiks öelda, vaadake, isegi meie parimad inimesed toetavad seda. Nad valisid Johannes Vares-Barbaruse. Miks just tema? Sest ta oli tuntud. Sest ta oli austatud. Sest ta oli piisavalt naiivne, et uskuda, et tal on valikuvõimalus. Inkavad ohvitserid tulid tema juurde öösiti. Nad ei ähvardanud kohe, esialgu nad veensid. Te saate kaitsta Eesti kultuuri. Te saate tagada, et parimad traditsioonid jäävad ellu. Te saate olla sild kahe maailma vahel. Need olid sõnad, mida ta tahtis kuulda. Ta tahtis uskuda, et saab olla kangelane, kes päästab, mitte reetur, kes müüb. Juulis 1940. aastal sai Johannes Vares-Barbarus Eesti NSV peaministriks. Ametlik tiitel oli rahvavalitsuse esimees. Aga mis see tegelikult tähendas? Endine tema kolleeg, arst Karl Kask, kes põgenes Rootsi, kirjutas oma mälestustes, Johannes helistas mulle paar päeva pärast ametisse nimetamist. Ta ütles, ma arvan, et saan midagi teha. Ma arvan, et saan neid mõjutada. Ma küsisin, kas sa tõesti usud seda? Ta vaikis pikalt. Siis ütles, ma pean uskuma. Mis muud mul jääb üle? See oli hetk, mil ta tegi oma valiku. Või kas ta tegi? Kas tal oli üldse valikut? Tema pere oli Eestis. Tema sõbrad olid Eestis. Kui ta oleks keeldunud, oleks keegi teine võtnud selle koha. Ja võib-olla oleks see keegi olnud veel hullem. Need olid argumendid, mida ta kasutas iseenda veenmiseks. Aga kas need olid tõesed või lihtsalt mugavad valed, millega ta oma südametunnistust rahustas? Kadrioru palee, kus Johannes Vares-Barbarus asus elama, oli kunagi olnud Peeter esimese kingitus oma naisele Katariinale. Barokstiilis hoone, ümbritsetud pargiga, kus jalutasid kunagi keisrid ja keisrinnad. Nüüd elas seal mees, kes kandis peaministri tiitlit, kuid kelle tegelik võim oli null.
Iga hommik algas telefonikõnega Moskvast. Iga otsus tuli kinnitada NKVD esindajalt. Iga koosolek oli jälgitud. Iga sõna protokollitud. Endine paleeteenija Marja Tamm, kes töötas seal koristajana, rääkis aastakümneid hiljem: ma nägin teda istumas oma kabinetis, pea käte vahel. Laual olid paberid, mida ta pidi allkirjastama. Arreteerimisloendid. Deporteerimiskäsud. Kultuuriasutuste sulgemised. Ta istus seal tundide kaupa, vaadates neid pabereid. Mõnikord ta kirjutas midagi, siis kriipsustas läbi. Aga lõpuks ta alati allkirjastas. Sest kui ta ei allkirjastanud, tuli keegi teine ja allkirjastas niikuinii. Ja siis oleks tema nimi lisatud samale nimekirjale. Kas see oli õigustus või tõde? Kas Johannes Vares-Barbarus oli ohver või kaasosaline? See on küsimus, millele pole lihtsat vastust. Ta elas palees, kus oli teenijad, kokk, autojuht. Ta kandis ülikonda, käis vastuvõttudel, pidas kõnesid. Väliselt nägi ta välja nagu võimukandi. Aga öösel, kui ta jäi üksi, kes ta siis oli? Tema vana sõber, kirjanik August Jakobson, kirjutas oma päevikus 1941. aastal: kohtasin Johannes tänaval. Ta nägi välja nagu kummitus. Küsisin, kuidas tal läheb. Ta vaatas ringi, nagu kartes, et keegi kuuleb, ja sosistas: ma ei tea, kui kaua ma veel vastan. Ma küsisin, mille eest? Ta ei vastanud. Lihtsalt kõndis edasi. Mille eest ta vastas? Oma valikute eest. Oma allkirjade eest. Või lihtsalt selle eest, et oli elus, kui nii paljud teised ei olnud. 1941. aastal algas massiline terror. Tuhanded eestlased arreteeriti. Perekonnad deporteeriti Siberisse. Intellektuaalid, ohvitserid, ettevõtjad, isegi lihtsad talupojad, kõik, keda peeti rahvavaenlasteks. Ja iga sellise otsuse all oli allkiri. Mõnikord oli see Johannes Vares-Barbaruse allkiri. Aga mis oli alternatiiv? Kui ta oleks keeldunud, kas see oleks päästnud ühtegi inimest? Või oleks lihtsalt teine nimi tulnud tema asemele, keegi, kellel polnud isegi tema kahtlusi ja südametunnistust? Need on küsimused, mis piinasid teda iga päev. Ja need on küsimused, mis piinavad ajaloolasi tänaseni. Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Johannes Vares-Barbaruse kohta, iga tema kahtlust, iga tema hirmu, iga tema salajast plaani. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 22. detsembril 1941. aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Mis sundis neid oma juhti reetma? Johannes Vares-Barbaruse lähim ring koosnes inimestest, kes olid teda tundnud aastakümneid. Tema isiklik sekretär, tema leibarst, tema autojuht, tema nõunikud. Need olid inimesed, kes nägid teda mitte kui peaministrit, vaid kui inimest. Nad nägid, kuidas ta muutus. Kuidas tema käed värisesid, kui ta allkirjastas dokumente. Kuidas ta jõi üha rohkem. Kuidas ta rääkis unes. Üks neist inimestest oli tema isiklik arst, doktor Eduard Roos. Nad olid olnud kolleegid juba enne sõda, jagasid huvi meditsiini ja kirjanduse vastu. Aga nüüd oli Eduard Roos see, kes pidi jälgima Johannes Vares-Barbaruse tervist ja raporteerima Moskvale. Iga konsultatsioon oli tegelikult ülevaade. Iga retsept oli dokument, mis läks NKVD arhiivi. Doktor Roos kirjutas oma salajases raportis oktoobris 1940. aastal: patsient kannatab unetuse, ärevuse ja depressiooni all. Ta keeldub võtmast rahusteid, kartes, et need mõjutavad tema mõtlemist. Ta ütleb, et peab olema ergas, et näha, mis tuleb. Soovitan psühhiaatrilist konsultatsiooni, kuid patsient keeldub kategooriliselt. Miks ta keeldus? Sest ta teadis, et psühhiaatriline diagnoos oleks tähendanud tema lõppu. Moskva ei salanud nõrkust. Kui sa ei suutnud täita oma rolli, sind asendati. Ja asendamine ei tähendanud lihtsalt pensionile jäämist. See tähendas kadumist. Nii et Johannes Vares-Barbarus jätkas. Ta jätkas allkirjastamist. Ta jätkas kõnede pidamist. Ta jätkas elamist palees, kus iga sein kuulas. Aga oli üks koht, kus ta arvas olevat turvalisem. Tema kabinet Kadrioru palees oli suur ruum, kus seinal rippusid vanad maalid ja riiulitel seisid raamatud.
Seal, hilisõhtuti, kui teenijad olid lahkunud ja valvurid olid ukse taga, ta kirjutas. Mitte ametlikke dokumente, vaid isiklikke märkmeid. Päevikut, mida ta hoidis lukustatud sahtlis. See päevik leiti pärast tema surma. Aga mitte kogu päevik. 3 lehekülge olid välja rebitud. Keegi oli need eemaldanud enne, kui Nkvt palee läbi otsis. Kes? Ja mida need leheküljed sisaldasid? Kas seal olid nimed? Kas seal olid plaanid? Kas seal oli tunnistus, mis oleks võinud muuta kõike? Üks teooria ütleb, et need leheküljed sisaldasid nimesid inimestest, keda Johannes Vares-Barbarus püüdis salaja aidata. Nimesid inimestest, kellele ta andis hoiatusi enne arreteerimist. Nimesid inimestest, kellele ta aitas põgeneda. Kui see on tõsi, siis need leheküljed oleksid olnud surmaotsus kõigile seal mainituile. Ja keegi, kes teadis sellest, otsustas need hävitada. Teine teooria on tumedam. Mõned ajaloolased usuvad, et need leheküljed sisaldasid Johannes Vares-Barbaruse viimast plaani, kuidas ta kavatseb lahkuda. Mitte põgeneda, sest see oli võimatu. Vaid lahkuda lõplikult. Ja kui see on tõsi, siis keegi, kes luges neid ridu, otsustas, et need ei tohi kunagi avalikuks saada. Aga kes see keegi oli? Kes oli piisavalt lähedal, et pääseda ligi tema isiklikule päevikule? Kes oli piisavalt usaldusväärne, et olla palees pärast tema surma? Ja kõige olulisem, kes oli piisavalt motiveeritud, et hävitada tõendeid? 1941. aastal, jaanuaris, toimus midagi, millest ametlikult ei räägitud kunagi. Öine külastaja saabus Kadrioru paleesse. Mitte läbi peaukse, vaid läbi teenijate sissepääsu. Mees, kes ei kandnud vormi, kuid kelle juuresolekul kõik valvurid seisid vaikselt. Mees, kes veetis tunni Johannes Vares-Barbaruse kabinetis ja lahkus, ilma et keegi teda oleks näinud. Kes see mees oli? Endised paleeteenijad räägivad erinevaid lugusid. Mõned ütlevad, et see oli Nkvt agent Moskvast, kes tuli kontrollima, kas peaminister on ikka lojaalne. Teised väidavad, et see oli keegi Eestist, keegi, kes tundis Johannes Vares-Barbarust varem, keegi, kes tuli hoiatama. Valvur, kes oli sel ööl kohustuses, rääkis aastakümneid hiljem oma pojale, ma nägin seda meest ainult selja pealt. Ta oli pikk, kandis musta mantlit. Kui ta läks peaministri kabinetti, käskis ohvitser mul minna teise otsa. Ma kuulsin ainult häälte kohinat. Aga kui see mees lahkus, läksin ma tagasi oma kohale. Peaminister istus oma lauas, valge nagu sein. Ta ei liikunud. Ta lihtsalt vaatas aknast välja, kuigi väljas oli pime. Mis toimus selles kabinetis? Mis vestlus jättis Johannes Vares-Barbaruse sellisesse seisundisse? Kas talle öeldi, et tema aeg on läbi? Kas talle pakuti võimalust põgeneda? Või öeldi talle midagi veel hullemat, et tema pere on ohus, kui ta ei jätka? Järgmisel hommikul oli Johannes Vares-Barbarus taas oma lauas, allkirjastamas dokumente. Aga need, kes teda nägid, ütlesid, et midagi oli muutunud. Ta ei vaadanud enam kellelegi otsa. Ta rääkis vähem. Ta liikus nagu automaatselt. Tema sekretär, Helmi Kask, kirjutas oma mälestustes, pärast seda jaanuariööd oli ta nagu teine inimene. Varem ta vähemalt püüdis näidata, et tal on lootust. Aga pärast seda ta lihtsalt täitis oma kohustusi. Nagu masin. Nagu keegi, kes on juba loobunud. Mis juhtus selles kabinetis? Mis sõnad muutsid mehe, kes uskus, et saab süsteemi üle mängida, meheks, kes teadis, et mäng on juba kaotatud? Ja kes oli see salapärane külastaja, kes tuli ööpimeduses ja lahkus, jättes maha ainult vaikuse ja hirmu? Need on küsimused, millele me ei tea täpseid vastuseid. Aga me teame ühte, pärast seda ööd ei olnud Johannes Vares-Barbarus enam seesama mees. Midagi murdus temas. Midagi, mida ei saanud enam parandada. Ja see oli alles algus. Sest järgmised kuud tõid kaasa sündmusi, mis muutsid tema elu veel tumedamaks. Sündmusi, mis viisid teda kohta, kust polnud enam tagasiteed. Vähe inimesi teab, et ülemseltsimees, kes oli avalikult ateist, värises needuste ja ennustuste ees. Johannes Vares-Barbaruse isiklikes arhiivides leiti märge salajasest külastusest ühele vanale naisele Võrumaal, vaid aasta enne tema surma. Mida see naine talle ütles? Miks peaminister hakkas järsku vahetama oma isiklikke sekretäre ja valvureid pärast seda visiiti?
Täna paljastame Johannes Vares-Barbaruse müstilise ja paranoilise külje, mehe, kes uskus, et saab kontrollida poliitikat, kuid kes lõpuks kartis varja oma palees. See juhtus veebruaris 1941. aastal. Johannes Vares-Barbarus sõitis salaja välja Tallinnast. Ametlikult oli see tervisekontroll maapiirkonnas, kuid tegelikult sõitis ta Võrumaale, väikesesse külla, kus elas vana naine nimega Mari Rebane. Kohalikud kutsusid teda tarkade emaks. Ta ei olnud ametlik ravitseja ega kirikus tunnustatud, kuid inimesed tulid tema juurde kaugelt, kui arstid ei suutnud aidata või kui nad otsisid vastuseid, mida tavameditsiin ei andnud. Miks Johannes Vares-Barbarus, haritud arst ja materjalist, läks selle naise juurde? Tema autojuht, kes viis ta sinna, rääkis aastakümneid hiljem, ta käskis mul oodata metsateel, pool kilomeetrit eemal majast. Ta ütles, et tuleb tagasi tunni pärast. Aga ta oli seal peaaegu 3 tundi. Kui ta tagasi tuli, oli ta vaikne. Kogu tagasitee Tallinna ta ei öelnud sõnagi. Lihtsalt vaatas aknast välja, käed rusikasse surutud. Mis toimus selles majas? Mari Rebane suri 1943. aastal, enne kui keegi jõudis talt küsida. Aga tema tütretütar, kes oli sel päeval majas, meenutas, ema ütles mulle pärast, et see mees tuli küsima oma tuleviku kohta. Ta tahtis teada, kas ta jääb ellu. Ema vaatas tema peopesasid, vaatas tema silmi ja ütles midagi, mis pani ta kahvatuma. Ma ei kuulnud täpselt, aga kuulsin üht lauset, sinu käed on puhtad, aga sinu allkiri on verine. Sa ei pääse sellest. Kas see oli tõeline ennustus või lihtsalt vana naise tarkus, kes luges ajalehti ja teadis, mis riigis toimus? Aga Johannes Vares-Barbarus võttis seda tõsiselt. Väga tõsiselt. Pärast seda visiiti hakkas ta muutma oma harjumusi. Ta vaatas iga hommiku kohvi järele, kartes, et keegi on sinna midagi lisanud. Ta keeldus söömas toitu, mida ta ise ei näinud valmistamas. Ta hakkas nõudma, et tema kabineti uks oleks alati lukus, isegi kui ta oli seal üksi. Tema isiklik arst, doktor Eduard Roos, kirjutas märtsis 1941. aastal, patsient näitab paranoilisi sümptomeid. Ta väidab, et teda jälgitakse, et tema toit võidakse mürgitada, et tema lähimad inimesed võivad olla vaenlased. Püüdsin teda rahustada, kuid ta ütles, sina ei tea, mida ma tean. Sina ei näe, mida ma näen. Soovitan tungivalt psühhiaatrilist sekkumist. Aga kas see oli tõesti paranoiline hullumeelsus? Või oli Johannes Vares-Barbarus lihtsalt piisavalt tark, et mõista, millises maailmas ta elas? 1930 aastate lõpus ja 40. aastatel kadusid Nõukogude Liidus tuhanded kõrged ametnikud. Täna nad olid võimul, homme neid ei olnud enam. Mõned arreteeriti, mõned haigestusid äkki, mõned lihtsalt kadusid. Ja Johannes Vares-Barbarus teadis seda. Ta luges raporteid. Ta nägi nimesid, mis kadusid nimekirjadest. Pärast visiiti Võrumaale hakkas ta pidama uut päevikut. Mitte enam oma kabinetis, vaid kodus, oma magamistoas, lukustatud sahtlis. Seal ta kirjutas mitte poliitilistest sündmustest, vaid oma hirmudest. Oma unenägudest. Oma kahtlustest. Need leheküljed ei jõudnud kunagi arhiivi. Need kadusid koos 3 teise lehega, millest me juba rääkisime. Aga üks lause sellest päevikust jäi alles, sest keegi oli selle ümber kirjutanud eraldi paberile. Ma nägin und, kus ma seisan kohtu ees. Aga kohtunikud on kõik inimesed, kelle arreteerimiskäske ma allkirjastasin. Nad ei ütle midagi. Nad lihtsalt vaatavad. Ja ma tean, et nad ootavad. Kas see oli süütunne? Kas see oli hirm? Või oli see midagi muud, arusaam, et ta on lõksu püütud, millest pole pääsu? Johannes Vares-Barbarus uskus kunagi, et saab olla vahendaja, et saab pehmeneda lööki, et saab kaitsta Eesti kultuuri. Aga nüüd, veebruaris 1941. aastal, ta hakkas mõistma, et ta ei ole vahendaja. Ta on tööriist. Ja tööriistu kasutatakse, kuni need muutuvad kasutuks. Siis need visatakse ära. Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Johannes Vares-Barbaruse kohta, iga tema meditsiinilist saladust, iga tema evakuatsiooniplaani, iga tema varjatud tunnelit Tallinna all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 22. detsembril 1941. aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu.
mis sundis neid oma ülemust reetma? Johannes Vares-Barbaruse lähim ring ei olnud suur. 12 inimest, kes teadsid tema igapäevaseid liikumisi, tema tervislikku seisundit, tema isiklikke muresid. Need olid inimesed, kellele ta pidi usaldama, sest ilma nendeta ta ei saanud toimida. Aga usaldus on ohtlik asi diktaatorlikus süsteemis. Sest iga inimene, kes teab liiga palju, on potentsiaalne oht. Ja iga inimene, kes on oht, peab olema kontrollitud. Inka teadis seda. Nad teadsid, et Johannes Vares-Barbarus ei ole nende tõeline liitlane. Ta on ajutine lahendus. Marionett, kes peab näitama eestlastele, et oma inimesed toetavad uut korda. Aga marionett võib muutuda ohtlikuks, kui tal on liiga palju teavet või kui ta hakkab liiga palju mõtlema. Seega Inka pani tema lähimasse ringi oma inimesi. Mitte kõik 12 olid agendid, aga vähemalt 2 või 3 olid. Kes nad olid? See on küsimus, mis on vaevanud ajaloolasi aastakümneid. Mõned nimed on ilmsed. Näiteks tema uus sekretär, kes tuli tööle jaanuaris 1941. aastal, täpselt pärast seda salapärast öist külastust. Naine nimega Liidia Koppel. Ta oli noor, tõhus, vaikne. Ta ei küsinud kunagi küsimusi. Ta lihtsalt täitis käske. Ja iga õhtu, kui Johannes Vares-Barbarus lahkus oma kabinetist, jäi ta sinna korrastama pabereid. Aga mida ta tegelikult tegi? Endine paleeteenija rääkis, ma nägin teda mitu korda, kuidas ta kopeerisin dokumente. Mitte ametlikke dokumente, vaid isiklikke märkmeid, kirju. Ta tegi seda kiiresti, nagu keegi, kes on seda varem teinud. Siis ta pani originaalid tagasi täpselt samasse kohta. Ma ei julgenud midagi öelda. Ma teadsin, et kui ma räägin, olen ma järgmine, kes kaob. Aga Liidia Koppel ei olnud ainus. Oli ka tema isiklik autojuht, kes asendati mais 1940. aastal. Vana autojuht, kes oli teeninud Johannes Vares-Barbarust aastaid, pensionile saadeti. Uus autojuht oli noor mees nimega Viktor Saar. Ta rääkis vähe, aga ta kuulas palju. Ja iga kord, kui Johannes Vares-Barbarus rääkis autos kellegagi, oli Viktor Saar seal, vaikselt juhtides, aga kindlasti kuulates. Aga kõige ohtlikum oli keegi, kes oli Johannes Vares-Barbaruse lähedal juba enne sõda. Keegi, keda ta pidas sõbraks. See mees oli tema nõunik kultuuriküsimustes, August Rei. Nad olid tundnud teineteist juba 1920 aastatest. Nad olid koos käinud kirjandusõhtutel, arutanud Eesti tulevikku, jaganud unistusi iseseisvast ja kultuuriliselt rikkast riigist. Aga 1940. aastal muutus midagi. August Rei hakkas käima sagedamini Moskvas. Ametlikult oli see konsultatsioonid Kultuuriministeeriumiga. Aga need reisid muutusid üha pikemaks. Ja iga kord, kui ta tagasi tuli, oli ta veidi teistsugune. Veidi distantseeritum. Veidi ettevaatlikum oma sõnades. Johannes Vares-Barbarus märkas seda. Ta kirjutas oma päevikusse juunis 1940. aastal, August on muutunud. Ta vaatab mind nüüd teistmoodi. Nagu hindaks. Nagu mõõdaks. Ma ei tea, kas ma saan teda enam usaldada. Kas August Rei oli agent? Või oli ta lihtsalt mees, kes mõistis, et ellujäämiseks peab ta olema lojaalne uuele võimule? Vahe nende kahe vahel on õhuke. Väga õhuke. Ja Johannes Vares-Barbarus elas maailmas, kus ta ei saanud enam kellelegi täielikult usaldada. Isegi mitte neile, keda ta oli kunagi pidanud sõpradeks. Aga oli üks inimene, keda ta arvas saavat usaldada. Tema abikaasa, Linda Vares. Nad olid abielus olnud üle 20 aasta. Nad olid koos läbi elanud rasked ajad, rõõmsad ajad, kõik, mis elu toob. Linda ei olnud poliitikas. Ta oli kodus, hoidis peret, toetas oma meest. Aga kas isegi tema oli ohutu? Inka teadis, et parim viis kontrollida meest on kontrollida tema perekonda. Nad ei pidanud Linda Varesit värbama. Nad pidid lihtsalt andma talle mõista, et tema pere turvalisus sõltub tema mehe käitumisest. Ja Linda, kes armastas oma meest, aga kes armastas ka oma lapsi ja lapselapsi, pidi tegema valiku. Kas ta rääkis Inkadele, kui Johannes oli liiga murelik? Kas ta edastas, kui ta rääkis unes? Me ei tea. Aga Johannes Vares-Barbarus hakkas kahtlema isegi selles.
Ta kirjutas augustis 1940. aastal, ma ei saa enam rääkida isegi kodus. Seinad kuulavad. Inimesed kuulavad. Isegi need, keda ma armastan, võivad olla sunnitud kuulama. Ma olen üksi. Täiesti üksi. See oli hetk, mil Johannes Vares-Barbarus mõistis, et ta on kaotanud mitte ainult oma võimu, vaid ka oma inimlikud sidemed. Ta oli muutunud saarel, ümbritsetud merest, mis koosnes kahtlustest, hirmust ja reetmisest. Ja see saar muutus iga päevaga väiksemaks. Securitate Luiceauescu hoidis erilisi toimikuid koodiga 0544 toimikuid nii salajasi, et kogu riigis eksisteeris ainult 3 koopiat. Neis toimikutes oli informatsioon diktatoori tegeliku tervise kohta, evakuatsiooniplaanide kohta revolutsiooni korral ja millegi palju šokeerivama kohta, tegelikud suhted Elena ja režiimi lähimate inimeste vahel. Miks need toimikud hävitati täpselt hukkamise päeval? Johannes Vares-Barbaruse puhul oli olukord sarnane. Inkov pidas tema kohta eraldi toimikut, mida hoiti mitte Tallinnas, vaid Moskvas, Lubjanka peakorteris. See toimik kandis koodid Objekt Kadriorg. Seal olid mitte ainult tema ametlikud tegevused, vaid ka tema isiklikud nõrkused, tema tervislikud probleemid, tema perekondlikud suhted, tema salajased kohtumised. Kõik, mida võis kasutada tema vastu, kui see muutuks vajalikuks. Aga seal oli ka midagi muud. Seal olid meditsiinilised raportid, mida Johannes Vares-Barbarus ise ei näinud kunagi. Raportid, mis näitasid, et tema tervis oli palju halvem, kui ta teadis. Või võib-olla ta teadis, aga ei tahtnud tunnistada. Doktor Eduard Roos, tema isiklik arst, pidi saatma igakuised raportid Moskvale. Need raportid ei olnud lihtsalt meditsiinilised kokkuvõtted. Need olid detailsed analüüsid tema füüsilisest ja vaimsest seisundist. Septembris 1940. aastal kirjutas doktor Roos, patsient kannatab kroonilise unepuudumise, kõrgenenud vererõhu ja südamerütmi häirete all. Ta keeldub võtmast ravimeid, väites, et need hägustaksid tema mõtlemist. Tema vaimne seisund on murettekitav. Ta näitab depressiooni, ärevuse ja paranoiliste mõtete märke. Soovitan viivitamatut ravi, kuid patsient keeldub. Miks ta keeldus? Sest ta teadis, et kui Moskva saab teada, et ta ei ole enam funktsionaalne, asendatakse ta. Ja asendamine ei tähendanud lihtsalt pensionile jäämist. See tähendas kadumist. Nii et Johannes Vares-Barbarus jätkas. Ta jätkas töötamist, isegi kui tema keha ja vaim karjusid, et ta peab peatuma. Aga oli üks sümptom, mida ta ei saanud varjata. Tema käed värisesid. Esialgu oli see peaaegu märkamatu. Väike värisemine, kui ta võttis tassi või allkirjastas dokumenti. Aga oktoobri lõpuks 1940. aastal oli see muutunud ilmseks. Tema sekretär pidi mõnikord hoidma paberit, kui ta allkirjastas, sest muidu oleks allkiri olnud loetamatu. Endine paleeteenija meenutas, ma nägin teda istumas oma lauas, käed rusikasse surutud, püüdes peatada värinat. Ta vaatas oma käsi nagu vaenlasi. Nagu need oleksid teda reetmas. Ja võib-olla nad olid. Sest need käed olid allkirjastanud nii palju. Nii palju arreteerimiskäske. Nii palju deporteerimiskorraldusi. Nii palju surmaotsuseid. Kas see oli füüsiline haigus või psühhosomaatiline reaktsioon süütundele? Arstid ei olnud kindlad. Doktor Roos kirjutas novembris 1940. aastal, patsient väidab, et ta ei saa magada, sest ta näeb nägusid. Inimeste nägusid, keda ta ei tunne, aga kes vaatavad teda. Ta ütleb, et need on inimesed, kelle saatuse ta otsustas. Ma püüdsin selgitada, et need on hallutsinatsioonid, põhjustatud une puudumisest ja stressist. Aga ta ütles, nad ei ole hallutsinatsioonid. Nad on päriselt seal. Nad ootavad mind. See oli hetk, mil Johannes Vares-Barbarus hakkas kaotama kontrolli mitte ainult oma keha, vaid ka oma vaimu üle. Ta elas maailmas, kus ta ei saanud usaldada kedagi, kus iga otsus võis olla tema viimane, kus iga päev võis tuua uue ohu. Ja see surve murdis teda seestpoolt. Aga Moskva ei hoolinud. Neile oli Johannes Vares-Barbarus lihtsalt tööriist. Ja kui tööriist muutub kasutuks, võetakse uus. Detsembris 1940. aastal hakkas levima kuulujutt, et Moskva kaalub muudatusi Eesti juhtkonna struktuuris. See oli eufemism.
See tähendas, et Johannes Vares-Barbaruse aeg oli läbi. Aga enne kui see juhtus, toimus veel üks sündmus. Sündmus, mis muutis kõike. Sündmus, millest me räägime järgmises osas. Sest see, mis juhtus detsembris 1940. aastal Kadrioru palees, ei olnud lihtsalt poliitilise karjääri lõpp. See oli inimese lõpp, kes uskus, et saab teha head, tehes koostööd kurjusega. Ja see oli õppetund, mida me peaksime meeles pidama tänaseni. Kas Johannes Vares-Barbarus oli kangelane, kes püüdis päästa, mida sai? Või oli ta kaasosaline, kes valis mugavuse ja turvalisuse üle põhimõtete? Kas tema värisevad käed olid haiguse sümptom või süütunde märk? Ja kas tema viimased päevad olid lootusetuse aeg või lunastuse otsimine? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, mida me peame küsima. Sest Johannes Vares-Barbaruse lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu sellest, mis juhtub, kui inimesed usuvad, et saavad kontrollida süsteemi, mis on loodud neid kontrollima. See on lugu sellest, mis juhtub, kui kompromiss muutub kapituleerumiseks. Ja see on lugu sellest, mis juhtub, kui me unustame, et mõned valikud ei ole valikud üldse, need on lõksud. Kadrioru palee all eksisteerisid tunnelid ja punkriid, mida isegi ametlikud arhitektid ei tea tänaseni. Kes need salaja ehitas? Kuhu need tunnelid viisid? Ja miks Linda Vares kontrollis isiklikult neid evakuatsiooniteid iga öö detsembris 1940. aastal? Isiklik kaitse on hoidnud neid saladusi üle 30 aasta, kuid täna nad räägivad esimest korda. Need tunnelid ei olnud tsaaride aegsed. Need olid uued, ehitatud kiiresti ja salaja 1940. aastal, kui Nõukogude võim saabus. Ametlikult olid need tehnilised kommunikatsioonid, kuid tegelikkus oli hoopis teine. Need olid põgenemisteed. Evakuatsioonitunnelid juhuks, kui kõik läheb valesti. Ja Johannes Vares-Barbarus teadis nende olemasolust, kuigi ta ei olnud kunagi seal käinud. Aga Linda Vares käis. Iga öö detsembris, kui Johannes oli juba magamas või püüdis magada, läks Linda alla keldritesse. Valvurid teadsid seda, kuid nad ei küsinud küsimusi. Nad olid saanud korralduse lasta tal minna. Endine valvur, kes oli kohustuses neil öödel, rääkis aastakümneid hiljem, ma nägin teda minemas alla kella 2 paiku öösel. Ta kandis tumesinist mantlit, käes oli taskulamp. Ta ei öelnud kunagi, kuhu ta läheb või miks. Aga ma teadsin. Kõik me teadsime. Ta kontrollis põgenemisteid. Ta valmistus millekski. Milleks ta valmistus? Kas ta teadis midagi, mida Johannes ei teadnud? Või oli see lihtsalt naise instinkt, mis ütles talle, et midagi kohutavat on tulemas? Linda Vares ei olnud poliitiline naine, kuid ta ei olnud ka naiivne. Ta oli elanud piisavalt kaua, et mõista, kuidas võim töötab. Ja ta oli näinud, kuidas tema mees muutus. Kuidas ta muutus üha vaiksemaks, üha kaugemaks, üha hirmunumaks. Need tunnelid viisid 3 erinevasse kohta. Üks viis vana sadama juurde, kus oli alati väike paat valmis. Teine viis metsapiirkonda Pirita suunas, kus oli varjatud auto. Kolmas viis teise hoonesse, endisesse diplomaatilisse residentsi, mis oli nüüd tühi, kuid kus oli varustust ja dokumente. Need olid põgenemisplaanid, mida NKVD oli ise loonud. Mitte Johannes Vares-Barbaruse jaoks, vaid enda jaoks. Aga Linda arvas, et kui kõik läheb valesti, võib-olla saab neid kasutada ka tema pere päästmiseks. Aga oli üks probleem. Need tunnelid olid jälgitud. Iga sissepääsu juures oli varjatud kaamera. Iga samm neis tunnelites registreeriti. NKVD teadis täpselt, kes seal käis ja millal. Nii et kui Linda Vares kontrollis neid teid, kontrollis keegi teine teda. Ja see keegi tegi järeldusi. Detsembri keskpaigas 1940. aastal saabus Moskvast uus ohvitser. Tema nimi oli major Dmitri Sokolov. Ta ei tulnud ametlikult Johannes Vares-Barbaruse juurde. Ta tuligi inspekteerima julgeolekumeetmeid. Aga kõik teadsid, mida see tegelikult tähendas. Ta tuli hindama, kas objekt Kadriorg on ikka usaldusväärne. Ja kas tema perekond võib olla probleem. Major Sokolov veetis 3 päeva Tallinnas. Ta ei kohtunud Johannes Vares-Barbarusega isiklikult, kuid ta rääkis kõigi tema lähimate inimestega. Ta vaatas läbi kõik raportid. Ta kontrollis kõiki turvasüsteeme. Ja ta käis ka neis tunnelites.
Endine valvur meenutas, ma nägin teda tulemas üles keldrist. Ta oli seal olnud üle tunni. Kui ta välja tuli, oli tema nägu väljendusetu. Aga ma nägin, et ta tegi märkmeid väikesesse märkmikusse. Ja järgmisel päeval lahkus ta Tallinnast. Ilma, et oleks kellegagi hüvasti jätnud. Mis ta kirjutas sellesse märkmikusse? Me ei tea täpselt. Aga me teame, mis juhtus pärast seda. 2 päeva pärast major Sokolovi lahkumist saabus Kadrioru paleesse uus korraldus. Linda Varesele keelati ligipääs keldritele. Valvurid said käsu mitte lasta tal alla minna. Ja kui ta küsis, miks, öeldi talle lihtsalt julgeolekukaalutlused. Linda mõistis. Ta mõistis, et neid jälgitakse. Et nende iga samm on kontrollitud. Et isegi nende katsed valmistuda on teada. Ja ta mõistis veel midagi, et nad on lõksus, millest pole pääsu. Need tunnelid, mis pidid olema põgenemisteed, olid tegelikult veel üks viis neid kontrollida. Veel üks viis näidata, et nad ei ole vabad. Et nad ei ole kunagi olnud vabad. Johannes Vares-Barbarus ei teadnud alguses, mis juhtus. Linda ei rääkinud talle kohe. Ta ei tahtnud teda veel rohkem koormata. Aga üks õhtu, kui nad istusid koos oma eraruumis, ütles ta lõpuks, Johannes, me ei saa siit lahkuda. Isegi kui me tahaksime. Isegi kui me prooviks. Nad teavad kõike. Nad on kõikjal. Johannes vaatas teda pikalt. Siis ta ütles vaikselt, ma tean. Ma olen alati teadnud. Ja sel hetkel Linda nägi tema silmis midagi, mida ta ei olnud varem näinud. Mitte hirmu. Mitte viha. Vaid leppimist. Leppimist saatusega, mida ei saa muuta. 1941. aastal, kui sõjaväelased tungisid diktatoori paleesse, leidsid nad midagi, mida ei oleks pidanud kunagi olemas olema. Salvestised viimastest tundidest, eravestlused, evakuatsiooniplaanid nii salajased, et isegi kõrge astme julgeolekuohvitserid ei teadnud nende olemasolust. Aga kohe pärast 25. detsembrit kadusid need tõendid jäljetult. Kes need võttis? Ja mis veel olulisem, mida need salvestised täpselt varjasid? Johannes Vares-Barbaruse puhul ei olnud salvestisi. Ei olnud videoid ega helilinte. Aga olid dokumendid. Dokumendid, mis kadusid. Dokumendid, mis oleksid võinud muuta kõike, mida me teame tema viimaste päevade kohta. Need olid tema isiklikud arhiivid, kirjad, märkmed, päevikud, telegrammi mustandid. Mõned neist jõudsid ametlikesse arhiividesse, kuid paljud ei jõudnud. Nad kadusid kusagil vahepeal. Kes need võttis? Oli see Enkõd, kes tahtis kaitsta oma saladusi? Oli see keegi tema perekonnast, kes tahtis kaitsta tema mälestust? Või oli see keegi kolmas, kellel oli oma põhjused? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid. Aga me teame ühte, need dokumendid sisaldasid midagi, mida keegi ei tahtnud avalikuks saada. Üks dokument, mis siiski säilis, on kiri, mille Johannes Vares-Barbarus kirjutas novembris 1940. aastal. See kiri ei olnud adresseeritud kellelegi konkreetsele. See oli lihtsalt märge, mida ta hoidis oma sahtlis. Seal ta kirjutas, ma mõtlesin, et saan aidata. Ma mõtlesin, et saan olla sild 2 maailma vahel. Aga sillad ehitatakse selleks, et neid ületada. Ja kui üleminek on tehtud, silda enam ei vajata. Mida tehakse sillaga, mida enam ei vajata? Seda lastakse kokku kukkuda. Või see lõhutakse. See oli metafoor, aga see oli ka tõde. Johannes Vares-Barbarus mõistis, et ta oli täitnud oma rolli. Ta oli olnud nägu, mis pidi näitama eestlastele, et oma inimesed toetavad uut korda. Aga nüüd, kui kord oli kehtestatud, ei olnud teda enam vaja. Ta oli muutunud ebamugavaks. Liiga palju teadnud. Liiga palju näinud. Liiga palju kahtlenud. Detsembri lõpus 1940. aastal hakkas levima kuulujutt, et Johannes Vares-Barbarus kaalub tagasiastumist tervislikel põhjustel. See oli ametlik versioon. Aga tegelikkus oli teine. Talle öeldi, et ta peab lahkuma. Mitte kohe, aga varsti. Ja talle öeldi ka, et tema lahkumine peab olema vabatahtlik ja väärikas. Mis see tegelikult tähendas, jäi öeldud sõnade vahele. Tema isiklik sekretär, Lydia Koppel, kes oli tõenäoliselt Enkõd agent, kirjutas oma raportis detsembris, objekt on muutunud üha ebastabiilsemaks.
ta keeldub osalema ametlikel üritustel. ta veedab enamiku ajast oma kabinetis üksi. ta ei võta vastu külalisi. ta ei vasta telefonikõnedele. soovitan kiiret sekkumist, enne kui olukord muutub kontrollimatuks. mis tähendas kontrollimatu olukord? kas see tähendas, et Johannes Vares-Barbarus võis hakata rääkima? Võis hakata paljastama saladusi? Võis hakata ütlema tõtt? Inkad ei saanud seda lubada. Nad ei saanud lubada, et nende marionett muutub tunnistajaks. Nii et nad pidid tegutsema. Aga enne kui nad tegutsesid, juhtus midagi ootamatut. Johannes Vares-Barbarus hakkas kirjutama. Mitte ametlikke dokumente, vaid midagi muud. Midagi isiklikku. Midagi, mis oli mõeldud jääma. ta kirjutas oma mälestusi. Mitte kogu oma elust, vaid viimasest aastast. Aastast, mil ta oli peaminister. Aastast, mil ta oli võimul, kuid ilma võimuta. Need mälestused ei olnud mõeldud avaldamiseks. Vähemalt mitte kohe. Ta kirjutas neid enda jaoks. Või võib-olla tuleviku jaoks. Võib-olla ta lootis, et ühel päeval, kui kõik see on möödas, keegi loeb neid ja mõistab. Mõistab, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Mõistab, et ta ei olnud koletis, vaid lihtsalt inimene, kes tegi valesid valikuid õigete põhjuste pärast. Aga need mälestused ei jõudnud kunagi tulevikku. Vähemalt mitte täielikult. Mõned leheküljed säilisid, kuid enamik kadus. Ja need, mis säilisid, olid tsenseeritud. Ridu oli maha kriipsutatud. Lõigud olid välja lõigatud. Nimed olid muudetud loetamatuks. Keegi oli läbi käinud neid lehekülgi ja eemaldanud kõik, mis oli liiga ohtlik. Liiga aus. Liiga tõene. Üks lõik, mis säilis, ütleb, ma nägin neid nägusid. Inimesi, keda ma ei tundnud, kuid kelle saatuse ma otsustasin. Nad vaatasid mind mitte vihaga, vaid kurbusega. Nagu küsides, miks? Miks sina? Sina, kes olid arst, kes pidi päästma elusid, mitte hävitama neid. Sina, kes olid luuletaja, kes pidi looma ilu, mitte hävitust. Miks sina? See oli küsimus, millele Johannes Vares-Barbarus ei osanud vastata. Või võib-olla ta oskas, kuid vastus oli liiga valus. Liiga isiklik. Liiga häbiväärne. Nii et ta kirjutas lihtsalt, ma ei tea. Ma ei tea enam midagi. Vähe inimesi teab, et ülemseltsimees, kes oli avalikult ateist, värises needuste ja ennustuste ees. Johannes Vares-Barbaruse isiklikes arhiivides leiti märge salajasest külastusest ühele vanale naisele Võrumaal, vaid aasta enne tema lahkumist sellest maailmast. Mida see naine talle ütles? Miks peaminister hakkas järsku vahetama oma isiklikke sekretäre ja valvureid pärast seda visiiti? Täna paljastame Johannes Vares-Barbaruse müstilise ja paranoilise külje, mehe, kes uskus, et saab kontrollida poliitikat, kuid kes lõpuks kartis varja oma palees. Jaanuaris 1941. aastal muutus midagi Johannes Vares-Barbaruses. Need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta ei olnud enam seesama mees. Ta oli muutunud vaiksemaks, kaugemaks, hirmunumaks. Ta ei usaldanud enam kedagi. Isegi mitte neid, keda ta oli kunagi pidanud sõpradeks. Isegi mitte oma perekonda. Tema abikaasa Linda proovis temaga rääkida. Ta proovis mõista, mis toimub. Aga Johannes sulges end. Ta ütles ainult, sa ei saa aru. Keegi ei saa aru. Ja kui Linda küsis, millest ta ei saa aru, vaatas Johannes teda pikalt ja ütles, sellest, et mõned valikud ei ole valikud. Need on lõksud. Ja kui sa oled lõksu astunud, ei ole enam tagasiteed. Linda ei mõistnud siis, mida ta mõtles. Aga hiljem, kui kõik oli möödas, ta mõistis. Ta mõistis, et Johannes oli mõistnud juba siis, jaanuaris, et tema lugu läheb lõpule. Et tema roll oli mängitud. Et tema aeg oli läbi. Ja ta mõistis ka, et tal ei olnud võimalust seda muuta. Ta võis ainult oodata. Aga ootamine oli piinarikas. Iga päev tõi uusi hirme. Iga öö tõi uusi õudusunenägusid. Johannes Vares-Barbarus ei maganud enam peaaegu üldse. Ta istus oma kabinetis, vaadates aknast välja, oodates. Mida ta ootas? Kas ta ootas, et keegi tuleb ja ütleb, et kõik on läbi? Või ootas ta midagi muud?
Tema isiklik arst, doktor Eduard Roos, kirjutas jaanuaris 1941. aastal, patsient on jõudnud punkti, kus meditsiiniline sekkumine ei ole enam piisav. Ta vajab psühhiaatrilist abi. Aga ta keeldub. Ta ütleb, et arstid ei saa teda aidata. Et keegi ei saa teda aidata. Et ainus, mis saab teda aidata, on lõpp. Lõpp. See sõna kordus üha sagedamini Johannes Vares-Barbaruse sõnades. Mitte kui hirm, vaid kui leevendus. Nagu oleks lõpp olnud midagi, mida ta ootas. Midagi, mida ta tahtis. Sest lõpp tähendas vabadust. Vabadust hirmust. Vabadust süütundest. Vabadus piinast, mis oli muutunud tema igapäevaseks kaaslaseks. Aga lõpp ei tulnud kohe. See tuli aeglaselt. Samm-sammult. Päev-päevalt. Ja iga päev oli piinarikas. Iga päev oli võitlus. Võitlus mitte ellujäämise, vaid lihtsalt eksisteerimise eest. Sest Johannes Vares-Barbarus ei elanud enam. Ta lihtsalt eksisteeris. Nagu vari. Nagu kummitus iseendast. Veebruaris 1941. aastal toimus viimane ametlik üritus, kus Johannes Vares-Barbarus osales. See oli vastuvõtt Nõukogude saatkonna juures. Ta pidi pidama kõne. Aga kui ta tõusis kõnepulti juurde, ei tulnud sõnad. Ta seisis seal, vaadates saali täis inimesi, kes vaatasid teda tagasi. Ja ta ei suutnud öelda midagi. Lihtsalt seisis. Vaikselt. Kuni keegi tuli ja aitas tal maha istuda. Pärast seda üritust ei nähtud teda enam avalikult. Ta jäi Kadrioru paleesse. Ta jäi oma kabinetti. Ta jäi oma mõtetega. Ja seal, selles kabinetis, selles palees, selles lõksus, ta ootas lõppu. Kas Johannes Vares-Barbarus oli kangelane või reetur? Kas ta oli ohver või kaasosaline? Kas ta püüdis päästa või lihtsalt ellu jääda? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, mida me peame küsima. Sest tema lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu sellest, mis juhtub, kui me usume, et saame teha head, tehes koostööd kurjusega. See on lugu sellest, mis juhtub, kui kompromiss muutub kapituleerumiseks. Ja see on lugu sellest, mis juhtub, kui me unustame, et mõned valikud ei ole valikud üldse, need on lõksud, millest pole pääsu. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes vastas Johannes Vares-Barbaruse isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratesse. See, mida ta meile räägib režiimi viimastest nädaltest, pöörab pea peale kõike, mida arvate end teadvat. Eravestlustest Johannes ja Linda vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. See mees on Aleksander Tamm, endine kaptenleitnant, kes määrati Johannes Vares-Barbaruse isiklikuks turvajuhiks oktoobris 1940. aastal. Ta oli 32-aastane, noor ja lojaalne, täpselt selline, nagu Unkat tahtis. Aga see, mida ta nägi Kadrioru palees järgmiste kuude jooksul, muutis teda igaveseks. Aastakümneid ta vaikis. Kuni nüüd. Ma mäletan esimest päeva, ütleb Aleksander Tamm, istudes oma kodus Pärnus, käed ikka veel tugevad, aga silmad täis kurbust. Mind viidi paleesse ja tutvustati peaministrile. Ta vaatas mind läbi, nagu ma poleks seal. Siis ta ütles vaikselt, veel üks, kes mind jälgib. Ma tahtsin öelda, et ma olen seal tema kaitsmiseks, aga ta pööras selja ja läks oma kabinetti. Ma mõistsin siis, et see mees ei usu enam kellessegi. Aleksander Tamm oli seal iga päev. Ta seisis ukse taga, kui Johannes Vares-Barbarus töötas. Ta kõndis temaga, kui Johannes läks jalutama paleepargis. Ta oli seal, kui Johannes ei suutnud magada ja istus oma kabinetis kella 3 hommikul. Ja ta nägi, kuidas see mees lagunes. Mitte füüsiliselt, kuigi ka see, vaid vaimselt. Kuidas ta muutus üha vaiksemaks, üha kaugemaks, üha lootusetumaks. Novembris, jätkab Aleksander, hakkas ta rääkima iseendaga. Ma kuulsin teda oma kabinetis, kui ma seissin ukse taga. Ta ei rääkinud kellegagi telefonis. Ta lihtsalt rääkis. Küsis küsimusi ja vastas neile ise. Nagu oleks seal keegi teine. Aga seal ei olnud kedagi. Ainult tema ja tema mõtted. Detsembris muutus olukord veelgi hullemaks.
Johannes Vares-Barbarus hakkas keelduma söömast. Ta ütles, et tal ei ole isu. Aga Aleksander Tamm teadis tõelist põhjust. Ta kartis, et toit on mürgitatud. Ta vaatas iga taldrikut, iga tassi. Mõnikord ta lihtsalt lükkas selle eemale. Ütles, et ei ole näljane. Aga ma nägin tema silmades hirmu. Ta kartis surra. Aga samal ajal ma arvan, et ta kartis ka elada. See oli paradoks, mis määratles Johannes Vares-Barbaruse viimased kuud. Ta kartis surma, kuid ta ei tahtnud ka elada. Ta oli lõksus, kust ei olnud väljapääsu. Iga valik oli vale. Iga tee viis samasse kohta. Ja ta teadis seda. Üks õhtu detsembris, meenutab Aleksander Tamm, hääl värisedes, ma kuulsin teda nutmas. Ma ei olnud kunagi varem kuulnud meest nii nutmas. Mitte valjult, vaid vaikselt, nagu oleks ta püüdnud seda varjata. Ma tahtsin sisse minna, küsida, kas ma saan midagi teha. Aga ma teadsin, et ma ei saa. Ma ei saanud teda aidata. Keegi ei saanud. Mis toimus Johannes Vares-Barbaruse peas neil viimastel nädalatel? Mida ta mõtles, kui ta istus üksi oma kabinetis, vaadates aknast välja tumeda talveöö poole? Kas ta mõtles oma valikutele? Kas ta kahetses? Kas ta otsis lunastust? Või oli ta juba loobunud kõigest ja lihtsalt ootas lõppu? Aleksander Tamm ei tea täpseid vastuseid. Aga ta teab ühte, see mees ei olnud koletis. Ta oli lihtsalt inimene, kes tegi valesid valikuid. Ja need valikud hävitasid ta. Mitte kohe, vaid aeglaselt. Päev-päevalt. Kuni lõpuks ei olnud temast enam midagi järel. Ainult kest. Tühi kest, mis ootas lõppu. Kindivila ultimul om careavein credere teplin. Acum imaginai veceaceast persoan vetrdeas, ncea mai neagrsit in via vostr. A sea ntemplat kui Johannes Vares-Barbarus. Üks mees tema lähimast ringist müüs ta maha. Endised julgeolekukaadrid teavad seda lugu. Nad on hoidnud vaikust 35 aastat. Täna esimest korda nad räägivad tõtt suurimast reetmisest Eesti kaasaegses ajaloos. Kes oli see mees? Tema nimi oli August Rei, Johannes Vares-Barbaruse nõunik kultuuriküsimustes. Nad olid sõbrad juba enne sõda. Nad olid jaganud unistusi Eesti tulevikust. Nad olid koos istunud kirjandusõhtutel, arutanud kunsti ja kultuuri, uskudes, et need on jõud, mis võivad muuta maailma. Aga 1940. aastal muutus August Rei. Või võib-olla ta ei muutunud. Võib-olla ta lihtsalt näitas oma tõelist nägu. NKVD värvas August Rei juulis 1940. aastal. Mitte jõuga, vaid veenmisega. Nad ei ähvardanud teda. Nad pakkusid talle võimalust. Võimalust olla õigel poolel ajaloos. Võimalust kaitsta end ja oma perekonda. Ja August Rei, kes oli alati olnud pragmaatiline mees, võttis selle pakkumise vastu. Tema ülesanne oli lihtne, jälgida Johannes Vares-Barbarust. Raporteerida tema meeleolust, tema kahtlustest, tema plaanidest. Mitte midagi enamat. Lihtsalt olla silmad ja kõrvad, mis näevad ja kuulevad kõike. Ja August Rei täitis seda ülesannet hästi. Väga hästi. Endine NKVD ohvitser, kes töötas Tallinnas 1940. aastal ja kes põgenes läände 1943. aastal, kirjutas oma mälestustes, agent kultuur oli üks meie parimaid allikaid. Ta andis meile täpset informatsiooni objekti Kadriorg vaimse seisundi kohta. Ta hoiatas meid, kui objekt hakkas muutuma ebastabiilseks. Ja ta andis meile teada, kui objekt hakkas kirjutama oma mälestusi. See oli kriitiline informatsioon. Agent kultuur oli August Rei koodnimi. Ja tema raportid olid need, mis määrasid Johannes Vares-Barbaruse saatuse. Sest kui NKVD sai teada, et Johannes kirjutab oma mälestusi, teadsid nad, et ta on muutunud ohtlikuks. Mees, kes kirjutab, on mees, kes mõtleb. Ja mees, kes mõtleb, on mees, kes võib hakata rääkima. Aga August Rei ei piirdunud ainult raporteerimisega. Ta tegi midagi veel hullemat. Ta võttis need mälestused. Need leheküljed, mis kadusid Johannes Vares-Barbaruse päevikust. Need 3 lehekülge, mis oleksid võinud muuta kõike. August Rei võttis need ja andis need üle NKVD-le. Ja NKVD hävis need. Kuidas ta seda tegi?
Kuidas ta pääses ligi Johannes Vares-Barbaruse isiklikele dokumentidele? Vastus on lihtne, Johannes usalas teda. Isegi siis, kui ta ei usaldanud enam kedagi teist, usalas ta August Reid. Sest August oli tema vana sõber. August oli see, kes mõistis teda. August oli see, kellega ta võis rääkida. Aga August Rei ei olnud sõber. Ta oli agent. Ja ta kasutas seda usaldust ära. Jaanuaris 1941. aastal, kui Johannes oli eriti nõrk, eriti haavatav, tuli August tema juurde. Ta ütles, et tahab aidata. Ta ütles, et teab inimesi, kes võivad aidata Johannesel põgeneda. Ta ütles, et on olemas plaan. Johannes Vares-Barbarus tahtis uskuda. Ta tahtis nii väga uskuda, et on veel lootust. Nii et ta rääkis Augustile kõik. Ta näitas talle oma päevikut. Ta näitas talle oma mälestusi. Ta näitas talle oma hinge. Ja August Rei võttis selle kõik ja andis üle NKVD-le. Mõni päev hiljem saabus Kadrioru paleesse uus korraldus. Johannes Vares-Barbarus pidid puhkama tervislikel põhjustel. Ta pidi jääma paleesse, mitte võtma vastu külalisi, mitte osalema ametlikel üritustel. Ta oli faktiliselt koduarestis. Ja ta mõistis, et keegi oli ta reetnud. Aga ta ei teadnud, kes. Või teadis. Aleksander Tamm, tema turvajuht, meenutab, viimasel korral, kui ma nägin August Reid palees, oli see veebruari alguses. Ta tuli Johannese juurde, aga Johannes keeldus teda vastu võtmast. Ta ütles mulle, ütle talle, et ma ei ole siin. August seisis ukse taga, oodates. Siis ta lahkus. Ja ma nägin Johannese nägu, kui ta vaatas aknast, kuidas August lahkus. Seal oli mitte viha, vaid kurbus. Sügav, lõputu kurbus. Johannes Vares-Barbarus ei süüdistanud August Reid kunagi avalikult. Ta ei öelnud kellelegi, et kahtlustab teda. Aga ta teadis. Sügaval oma südames ta teadis, et tema vana sõber oli teda reetnud. Ja see teadmine oli võib-olla kõige valusam asi, mida ta pidi kandma oma viimastel päevadel. Mis sai August Reist? Ta jätkas oma tööd. Ta sai uue ametikoha Kultuuriministeeriumis. Ta elas pikka ja edukat elu. Ta suri 1986. aastal, austatud kultuuritegelasena. Keegi ei teadnud tema saladust. Keegi ei teadnud, et ta oli agent, kultuur. Keegi ei teadnud, et ta oli see, kes reetis Johannes Vares-Barbaruse. Aga kas ta elas rahulikult? Kas ta magas hästi öösel? Kas ta kahetses kunagi? Me ei tea. Ta ei rääkinud sellest kunagi. Ta viis oma saladuse hauda. Ja võib-olla see oli tema karistus, elada kogu oma elu teadmisega, et ta reetis oma sõpra. Elada teadmisega, et ta oli osa masinast, mis hävitas inimese, keda ta kunagi pidas sõbraks. Johannes Vares-Barbaruse isiklikus seifis leiti nimekiri, mis oli kirjutatud käsitsi. See ei olnud ostunimistu, vaid hukkamisnimistu. 15 nime kindralite ja lähimate inimeste hulgast, kes pidid olema kõrvaldatud pärast pühi. See paberitükk selgitab kõike. Kui kindralid nägid seda nimekirja, mõistsid nad, kas tema või meie. Kas nende reetmine oli kangelastegu või lihtsalt meeleheiteliku võitlus ellujäämise nimel. Aga Johannes Vares-Barbaruse puhul ei olnud sellist nimekirja. Või kui oli, siis see kadus koos kõige muuga. Aga oli midagi muud. Oli nimekiri inimestest, keda ta püüdis aidata. Nimekiri inimestest, kellele ta andis hoiatusi. Nimekiri inimestest, kelle arreteerimiskäske ta püüdis viivitada või pehmeneda. See nimekiri leiti tema isiklike paberite hulgast pärast tema lahkumist sellest maailmast. Seal oli 32 nime. Mõned neist olid tuntud intellektuaalid. Mõned olid lihtsad inimesed. Aga kõik nad olid inimesed, keda Johannes Vares-Barbarus püüdis kaitsta. Mitte alati edukalt. Mitte alati piisavalt. Aga ta püüdis. Üks neist nimedest oli professor Karl Saar, tuntud ajaloolane. Ta pidi olema arreteeritud novembris 1940. aastal. Aga Johannes Vares-Barbarus saatis talle salajase hoiatuse. Professor Saar põgenes Rootsi. Ta elas seal kuni 1973. Ja enne oma surma ta kirjutas, ma ei tea, kes mind hoiatas. Aga ma tean, et keegi riskis oma eluga, et päästa minu oma.
Sellele inimesele ma olen igavesti tänulik. Kas see keegi oli Johannes Vares-Barbarus? Me ei saa olla kindlad. Aga tema nimekirjas oli professor Karl Saare nimi. Ja see ei ole juhus. Teine nimi oli noore kirjaniku nimi, kes oli kirjutanud luuletusi, mida peeti Nõukogude vastaseks. Ta pidi olema deporteeritud Siberisse. Aga tema deporteerimiskäsk kadus bürokraatias. Keegi ei leidnud seda kunagi. Ja see noor kirjanik jäi Eestisse, jätkas kirjutamist ja sai hiljem üheks olulisemaks Eesti kirjanikeks pärast iseseisvuse taastamist. Kas Johannes Vares-Barbarus oli see, kes kaotas selle käsu? Jällegi, me ei saa olla kindlad. Aga tema nimekirjas oli ka see nimi. Need olid väikesed teod. Väikesed katsed teha head süsteemis, mis oli loodud tegema kurja. Ja need teod ei muutnud suurt pilti. Nad ei päästnud tuhandeid, kes kannatasid. Aga nad päästsid mõned. Ja võib-olla see oli kõik, mida Johannes Vares-Barbarus sai teha. Võib-olla see oli tema viis lunastada end. Või vähemalt proovida. Aga kas see oli piisav? Kas need 32 nime kaaluvad üles tuhanded, kes kannatasid tema allkirjade tõttu? Kas väikesed head teod saavad kompenseerida suuri kurjategusid? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Ja need on küsimused, mis piinasid Johannes Vares-Barbarust tema viimastel päevadel. Tema viimane märge oma päevikus, kirjutatud veebruaris 1941. aastal, ütleb: ma püüdsin. Ma püüdsin teha head. Aga kas see oli piisav? Kas ma tegin piisavalt? Või olin ma lihtsalt nõrk mees, kes püüdis rahustada oma südametunnistust väikeste tegudega, samal ajal kui suur kurjus jätkus? Ma ei tea. Ma ei tea enam midagi. Ainult seda, et ma olen väsinud. Nii väsinud. See oli mehe hääl, kes oli kaotanud kõik. Oma võimu, oma vabaduse, oma lootuse. Aga võib-olla mitte oma inimlikkust. Sest isegi lõpus, isegi siis, kui kõik oli kaotatud, ta püüdis veel. Ta püüdis aidata. Ta püüdis teha head. Ja võib-olla see on kõik, mida me saame temast öelda. Et ta püüdis. Veebruaris 1941. aastal lahkus Johannes Vares-Barbarus sellest maailmast Kadrioru palees. Ametlik versioon rääkis südamehaigusest. Aga need, kes olid seal, teadsid, et tõde oli keerulisem. See oli mees, kes oli kaotanud kõik, oma võimu, oma vabaduse, oma lootuse, oma usu endasse. Ja lõpuks ta lihtsalt loobus. Mis sai tema perekonnast? Linda Vares jäi Eestisse. Ta elas vaikselt eemal avalikkusest kuni oma lahkumiseni 1965. aastal. Ta ei rääkinud kunagi avalikult oma mehest. Ta kandis oma mälestusi ja oma valu vaikselt, nagu nii paljud teised, kes elasid läbi nende kohutavate aastate. August Rei, mees, kes reetis oma sõpra, jätkas oma karjääri. Ta sai austatud kultuuritegelaseks. Aga kas ta elas rahulikult? Kas ta magas hästi? Seda me ei tea. Ta viis oma saladuse hauda. Aleksander Tamm, turvajuht, kes nägi kõike, elas pikka elu. Ta rääkis oma loost alles aastakümneid hiljem, kui ta tundis, et aeg on õige. Ma tahtsin, et inimesed teaksid, ta ütles. Ma tahtsin, et nad mõistaksid, et Johannes Vares-Barbarus ei olnud koletis. Ta oli lihtsalt inimene, kes tegi valesid valikuid. Ja need valikud hävitasid ta. Eesti ise läbis veel 50 aastat okupatsiooni. 50 aastat, mil Johannes Vares-Barbaruse nimi oli kas unustatud või neetud. Aga pärast iseseisvuse taastamist 1991. aastal hakati tema lugu uuesti vaatama. Mitte kui kangelase lugu, aga ka mitte kui koletise lugu. Vaid kui traagilise inimese lugu, kes uskus, et saab teha head, tehes koostööd kurjusega ja kes avastas liiga hilja, et selline koostöö on alati kaotus. Aga jäävad küsimused, millele me ei tea vastuseid. Need 3 lehekülge, mis kadusid tema päevikust, mida need sisaldasid? Kas seal olid nimed? Kas seal olid saladused, mis oleksid võinud muuta ajalugu? Või olid seal lihtsalt ühe mehe viimased mõtted, liiga valusad, et neid jagada? Ja need tunnelid Kadrioru palee all, kuhu need tegelikult viisid? Kas need olid tõesti põgenemisteed või lihtsalt veel üks illusioon vabadusest, veel üks viis kontrollida neid, kes arvasid end olevat võimul?
Ja kõige olulisem küsimus, kas Johannes Vares-Barbarus oleks saanud teha teisiti? Kas tal oli tõeline valik? Või oli ta lihtsalt mängutükk suuremas mängus, mängutükk, mis oli määratud algusest peale kaotama? Need on küsimused, mis jäävad õhku. Küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga võib-olla see ongi õppetund. Võib-olla Johannes Vares-Barbaruse lugu ei ole lugu vastustest, vaid lugu küsimustest. Küsimustest, mida me peame endalt küsima, kui seisame silmitsi valikutega, mis määravad, kes me oleme. Kas me oleme valmis tegema kompromisse oma põhimõtetega, kui see tundub olevat ainus viis kaitsta neid, keda me armastame? Kas me usume, et saame kontrollida süsteemi, mis on loodud meid kontrollima? Ja kas me oleme valmis elama tagajärgedega, kui avastame, et me eksisime? Johannes Vares-Barbarus uskus, et ta saab olla sild kahe maailma vahel. Aga sillad ehitatakse selleks, et neid ületada. Ja kui üleminek on tehtud, silda enam ei vajata. See oli tema tragöödia. Ja see on õppetund, mida me ei tohiks kunagi unustada. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Johannes Vares-Barbarust veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo ikoonide kohta.